Kas sa tead seda maagilist vedelikku, mis suudab iga kinni jäänud osa liikuma panna? Aga mis on tegelikult WD-40? Tervist, inseneriteaduse austajad! Täna räägime tootest, mis on peaaegu igas kodus olemas, kui paljud ei tea täpselt, mis see on või kuidas see töötab. Ja täna räägime kuulsast ja ülemaailmselt tuntud WD-40. Olete ilmselt internetis näinud seda meemi, kus väidetakse, et sul on vaja vaid hõbeteipi ja WD-40, et parandada ükskõik mida. Ja põhimõtteliselt näitab see, kui maagiline võib WD-40 mõnikord tunduda, kuid tegelikult pole selles midagi maagilist. Aga lähme edasi. Mis on WD-40? Tegelikult on sellel üsna huvitav ajalugu. Kõik algas 1953 aastal, kui Rocket Chemical Company, väike ettevõte vaid 3 töötajaga, sai ülesandeks välja töötada ühendi, mis suudaks ennetada korrosiooni raketikomponentidel. Kiimik Norman Larsen juhtis uurimisrühma ja töötas väsimatult, et leida täiuslik valem. Ja pärast 39 ebalmestrut katset just 40. katsel õnnestus Larsenile tema meeskonnal lõpuks luua toode, mis vastas nõuetele. Ühes Larseni märkmetest nimetas ta katset veetõrjumine, katse 40. Ja just sealt tuli nimi WD-40, kus WD tähendab water displacement ehk veetõrjumist ning 40 viitab 40. katsetatud valemile. Esimene ettevõte, kes kasutas WD-40 kaubanduslikult, oli Convair. See oli ettevõte, mille Ameerika Ühendriikide õhujõud palkas, et toota Atlase raketi perekonda. Esimene rakett oli SM-65 Atlas, mis oli Ameerika Ühendriikide esimene mandritevaheline ballistiline rakett ehk Intercontinental Ballistic Missile, mis tähendab Intercontinental Ballistic Missile ehk mandritevaheline ballistiline rakett. WD-40 oli võimeline tõrjuma niiskust, ennetama oksüdeerumist ja isegi määrima metallosi ning sellest sai lõpuks ideaalne toode lennunduses kasutamiseks. Aga Rocket Chemical Company ei oodanud, et nende loodud toode nii suureks eduks osutub. Toodet, mida tol ajal kasutati rakettides, hakati kasutama ka muudel eesmärkidel. Ja paljud ettevõtte töötajad hakkasid sama toodet kasutama oma autode ja tööriistade hooldamiseks. Ja varsti märgati, et toodet saab kasutada ka muudel eesmärkidel. Ja töötajad hakkasid seda toodet müüma oma autode pagasnikust rauakauplustele ja spordikaupade poodidele. Aastal 1961 tehti esimene suuremahuline tellimus WD-40, et kasutada seda sõidukite ja seadmete taastamiseks, mis said kahjustada orkaan Karla põhjustatud vihmade ja üleujutuste tõttu. Ja just samal aastal otsustas ettevõte võtta oma ainsa ja peamise toote nime. Ja Rocket Chemical Company hakkas kandma nime WD-40 ning peagi hakkas nende toode juba ilmuma kaupluste riiulitel. Aga mis täpselt on WD-40 valem? Siin on üks väike nipp, sest WD-40 koostis on väga hästi hoitud ärisaladus. Aga me saame oletada mõningaid üksikasju selle koostisosade ja omaduste kohta. See on segu mitmest keemilisest ühendist, peamiselt süsivesinikud. Valemi aluseks on mineraalõli ja naftalaustite segu, mis aitavad tagada selle tõhususe. See ühendite kogum muudab selle ideaalseks materjalide kaitsmiseks ja oksüdeerimise vältimiseks niiskuse eest. Ja see on suurepärane metallosade ja elektriliste komponentide jaoks, mis on altid oksüdeerumisele. Nii et kui soovite metallosa kaitsta, sobib see selleks. Aga kui detail juba oksüdeerub, saate seda kasutada protsessi peatamiseks ja materjalile kaitsekihi moodustamiseks. Aga selle funktsioon läheb natuke kaugemale sellest. Üks tuntumaid WD-40 funktsioone on selle võime määrida liikuvaid osi. See on võimalik tänu õlidele ja lisanditele, mis vähendavad hõõrdumist ja võimaldavad selliste komponentide nagu hinged, laagrid ja hammasrattad sujuvat liikumist. Ja kuna selle viskoossus on äärmiselt madal, suudab see tungida pragudesse ja kitsastesse kohtadesse. See muudab selle tõhusaks roostes kruvide lahti keeramisel ja raskesti ligipääsetavate osade hooldamisel. Ja lõpuks toimib see ka rasva eemaldava lisandina, see tähendab, et see on suurepärane puhastusvahend.
See suudab hõlpsasti eemaldada rasva, õlisid ja isegi kleepuvaid materjale nagu niimid pindadelt, muutes tööriistade ja seadmete hoolduse ning puhastamise lihtsamaks. Mina ise kasutan VT40 selleks, et eemaldada neid kleebiseid, mis autode külge jäävad ja isegi neid musti plekke kerelt, kui satud sõitma tänaval, mis on just asfalteeritud või ülekaetud. See omaduste kombinatsioon muudab VT40 äärmiselt mitmekülgseks tooteks, mida kasutatakse väga erinevates valdkondades, alates kodusest hooldusest kuni tööstuslike ja autode rakendusteni. Aga kus täpselt me saame VT40 kasutada? Kui sa minut küsid, siis kõiges. Ma ei kujuta elu ette ilma selle purgita siin. Nagu ma juba ütlesin, saab seda kasutada pindade kaitsmiseks, rooste eemaldamiseks, pindade määrimiseks ja isegi õlide ja rasvade eemaldamiseks. Mulle isiklikult meeldib seda kanda kõigile tööriistadele, mida ma kasutan, et neid kaitsta ja korrosiooni ennetada. Lisaks kasutan seda määrdeainena igal hingel, mis teeb seda kummituslikku maja kriuksuvat häält. Aga kuigi see on mitmeotstarbeline, ei sobi see siiski kõige jaoks, mille peale sa võiksid tulla. Näiteks kasutatakse seda sageli määrdeainena, kuid see ei tähenda, et see sobib igat tüüpi määrimiseks. Mõnel juhul on vaja kasutada suurema viskoossusega õli, et talada parem määrimine. On inimesi, kes on isegi öelnud, et see sobib hästi deodorandiks ja isegi parfüümiks. Igalühel on oma maitse, aga ma ei tea, kust need inimesed selliseid nippe välja mõtlevad. See peab olema see sama rahvas, kes paneb pesuvahendit betooni sisse, valab liitri vett elektriarvesti peale, et elektriarvet vähendada ja paigaldab vesiniku komplekti sisepõlemismootoriga autole. Mul on väike probleem. Aga lähme edasi. VT40 on keemiline toode ja seda tuleks kasutada ainult tööstuslikel ja kodustel eesmärkidel vastavalt juhistele. Selle nahale kandmine võib põhjustada ärritust ja muid terviseprobleeme, eriti kuna see sisaldab süsivesinikke. Seetõttu ei tohiks seda kasutada deodorandina ega üheski koduses rakenduses. Nüüd, kui keegi on leiutanud parfüümi, mis jäljendab VT40 konkreetset lõhna, siis on see ju ka sinu maitse asi. Aga kas alates 1953. aastast on valem püsinud samana alates selle loomisest? Nagu me juba teame, hoitakse VT40 valemit väga rangelt saladuses ja ettevõtte enda sõnul pole seda selle loomisest saadik muudetud. Siiski jätkab ettevõtte toote testimist ja kvaliteedi tabamist, et see vastaks tänapäevastele ohutus- ja tõhususstandarditele. Nad on välja töötanud ka sama toote erinevaid variante, mis tagavad parema tõhususe teatud konkreetsetes olukordades. Näiteks VT40 Specialist tootesari, mis sisaldab veekindlat silikoonmäärdeainet ja isegi kaitsvat valget liitiumrasva. Aga siin pean ma ühele punktile tähelepanu juhtima. Kuna VT40 alus on süsivesilikud, on see ohtlik ja tuleohtlik materjal. Isegi mõnes kohas kasutavad inimesed seda kui leeklambina, et asju kuumutada, mis on äärmiselt ohtlik ja sobimatu. Ma olen isegi näinud, kuidas seda kasutatakse diiselautode käivitamiseks ja isegi tühjaks tainud rehvi täispuhumiseks. Oluline on kasutada toodet hästi ventileeritavates kohtades ja vältida kokkupuudet lahtise tule või sädemetega. Aga üldiselt on VT40 väga hea mitmekülgne toode ja sellel on palju kasutusvõimalusi. Kuid see ei ole imelahendus kõige jaoks. Näiteks ei sobi see ideaalselt nende esemete määrimiseks, mis töötavad kõrge rõhu või äärmuslike temperatuuridega. Mõned inimesed kasutavad seda elektroonikakomponentide puhastamiseks ja säilitamiseks. Siiski tuleks seda kasutada mõõdukalt väikestes kogustes ja eelviivi siis, kui seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud. See on hea kaitsmaks ja niiskuse ennetamiseks vooluahelate kontaktidel. Aga iga kondensaator, mis on laetud ja mis lühistab VT40-ga, tekitab kindlasti tulekahju. Kui oled siiani jõudnud ja sulle meeldis video, siis kasuta võimalust ja telli kanal, kui sa pole veel tellinud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ja olla meie videotes meeles peetud.